Tere, mina olen Lauri. Alustasin ka siin eelmise aasta lõpus riigipilves arhitektina ja üks asi, mis meil seal südame teemaks oli siis see, et mismoodi me tulevikus edasi võiks riigipilvega minna. Ja eelmise aasta lõpus saatsime välja selle küsimustiku, et mis laadseid teenuseid kliendid ootaksid uuelt riigipilve tiimilt. Ja sealt vastustest sai ka selles mõttes nagu kinnitust ühele teemale, mis mind isiklikult huvitas, mis olidki andmebaasid. Ja eks sellepärast Kristo kui ka Siim täna siin esinesid ja kõnelesid. Ja just huvi ja ootus oligi see, et saada nagu see versus riiklik sektor nagu omavahel rääkima, et kas siis erasektori ja riigisektori vahel tuleks asju erinevalt teha või need erisused on nii marginaalsed, et tegelikult majasisesed pakutavad teenused riigisektoris võiksid olla täpselt samasugused nagu Aves meile pakub või mitte. Ja ma arvan, et siit võibki selle jutulõnga käima panna, et kas siis on erisused sees või mitte. Millel siis? Teenustel? Teenuste pakkumisel, ütleme siis majasisene pilveteenuse pakkumine, kui ka siis pilveteenuse tarbimine? No minu kogemus, ütleme, et täna ma lahendan neid probleeme, eks ole, SMITis. Nüüd enne seda ma töötasin Telias ja Swedbankis, et ma ütleks, et see probleemi lahenduse raskuskeeses ei erine tegelikult väga palju. Et vahet ei ole, kas oled, ütleme, erasektoris või avalikus sektoris, et need probleemid, tehnilised probleemid, ka organisatoorsed probleemid, ega need tegelikult on suhteliselt samad. Et võib-olla seal see, et kas nüüd see ettevõtte või asutus teenib kasumit nüüd või mitte, et võib-olla äkki see erinus võib-olla tuleb sealt, aga kõik, mis allapoole jääb, ka tehnoloogiline pinu, et need kõik on ikkagi suhteliselt sarnased, ütleme, väljakutsed. Võib-olla ütleme see, mis seal Wise'is on teistmoodi võrreldes riigiga, et täna meil on ikkagi niisugune heas mõttes selgusetus, eks ole, et kuidas, millistel tingimustel võib andmeid panna, eks ju, avalikesse pilvedesse, kuidas neid sealt tarbida, et selles osas Wise, kes on täna siis täiesti avalikus pilves, et neil on võib-olla natukene lihtsam see otsustuspunkt. Jah, seda kindlasti. Olen ise mõtlen, et väike nagu erinevus tuleb sellest ka võib-olla, mis on nagu riigi puhul nagu eelis, et erasektori cloud nagu peab pakkuma palju rohkem nagu teenuseid. Et kui me räägime nagu andmebaasidest ka, siis cloudid pakuvad Postgresi ja MySQL ja MariaDB-d ja Oracle'it ja MS SQL-i. Ja kõigil neil on oma nagu spetsiifikad, kõigi nende automatiseerimine on nagu erinev. Kas nüüd riigipilv nagu peaks seda kasutama? Ma arvan, et ei peaks. Et riik võiks nagu vähemalt esimeses etapis nagu väga selgelt ära öelda, et okei, me pakume ainult neid nagu andmebaase ja kasutage nagu neid. Seal on tegelikult päris palju, siis tuleb, ütleme, seda kindlasti ühtegi populaarsusvõistlust riigipilv või siis RIT ei võida, kui nad tulevad, ütlevad, et vahet ei ole, kas teil on praegu Oracle, PostgreSQL, MariaDB, ükskõik mis versioonid seal on. Meile tulete siis saata ainult mingi latest greatest ühe versiooni ja see, kuidas teie rakendus selle peale elama hakkab, et see on nagu teie enda mure. Kindlasti see on nagu väga suur väljakutse RIT-ile sel juhul. Seda kindlasti. SMITis on varasemalt mööda olnud hästi palju kasutusel ka Oracle'i andmebaas, et äkki saad sellest ka mõne sõnaga rääkida? Jaa, täna on SMITis on väga selge, ütleme, ma ütleks, et strateegiline valik, et kõik, mis on Oracle peal, ümber arendada siis kas PostgreSQL peale, mis on meil nii-öelda vaikimise alternatiiv, eks ole, või siis MariaDB peale või siis MS SQL peale. Aga jah, et Oracle on meil täna esimene valik, millest loobuda või millest nii-öelda siis selle läbi siis kas tarkvara arenduse elutsükli juhtimise või siis läbi mingisugused toote valikute või hangete nagu ennast nagu ikkagi nii-öelda välja juhtida. Kui palju teil oli näiteks sinu kirjeldatud selle skeemi puhul, et palju teil nagu legacy't üle tõite sellesse uude süsteemi ja palju nagu uuesti nullist sai siis loodud? No ütleme, täna selle uue skeemi peal ühtegi rakendustoodangus ei tööta veel, eks ole. Me oleme täna see transformatsiooni tiim alles nii-öelda katsetab seda,
aga noh, selles uues lahenduses, nagu ma selle ka välja tõin, eks ole, et oli see 90 ja 10, et päris Pareto printsiipi olnud, eks ole, aga noh, et see 90% rakendustest, mis meil täna on, noh, tõenäoliselt nad kasutavad mingisugust Postgre versiooni, ükskõik, kas on mingid värskemat või natuke vanemad, nad peaksid ikkagi nagu mahtuma selle sisse, ja siis see 10% seal sees ongi ka MS SQL ja Oracle, et ja võib-olla mingisugust virtuaal neid appliance'id, mis siis noh, on tulnud mingi hankega, mida nagu ei ole otstarbekas suruda sellesse mudelisse. Nüüd Kristo sellest skeemist need EC2 instantsid, et äkki just viimane kord rääkisime, siis ütlesid, et palju selle aega võttis uue andmebaasi instantsi käima panemine? Ikkagi 2 nädalat nagu. 2 nädalat? Ja nüüd see reaalselt saab käia nagu vähem, kui panna nagu sinna tiim taha, kes ehitab nagu korraliku automatiseerimise, mis neid EC2-sid nagu provisioneerib ja üles nagu paneb. Siis tegelikult nagu see RDS-i nagu, AWS RDS-i teenus nagu töötab ka nendel põhi nagu komponentidel. Aga meie kliendid nagu ei oota, et Wise oleks mingi andmebaaside ettevõte. Me tahaks nagu midagi muud klientidele pakkuda. Et selles mõttes seda ei tahaks nagu ise teha. Aga jah, 2 nädalat nagu. Ja selle RDS-iga läheb põhimõtteliselt, kui sa saad tööpäeva hommikul selle pull requesti ja DBA nagu kätte, siis tõenäoliselt tunniga nagu. Et seal mingid nagu lisa nagu inimressursi kulu nagu ei ole, välja arvatud arendaja nagu selle päringu nagu tegemine. On sul Siimu oma kogemust mingid numbreid välja tuua? Kuidas vanasti olid asjad? Vanasti kindlasti olid halvad asjad. Aga pane numbritesse. Ma peast numbreid ei tea, ma ei oska, ütleme, et selles mõttes Smithil ei olnud kõige halvem ka selle Postgrega, kuna neil oli ka välja arendatud nii-öelda Postgre kui teenus, eks ole, mis olid, kus oli mingid teatud masinad olid ette valmistatud juba, et muuta siis selle arendaja jaoks võib-olla selle Postgre teenuse saamine vähem valulikuks. Mis me selle Yugabyte'iga täna oleme katseid teinud, see kogu see install on meil täisautomaatne, seal mitte ühtegi nii-öelda inimtegevust vahel ei ole, et kui on sisendparameetrid paigas, siis see töötav Yugabyte'i andmebaas, mis on siis üle 3 andmekeskuse, see on, ütleme, kuskil 5-10 minutiga ja seal on tegelikult ka juba load balanceri VIPid on ees, eks ole, ta on ka juba mingisugustele parameetritele konfigureeritud. Ja see on midagi, mida tegelikult ei pea tellima ideaalis siis andmebaasi meeskonna käest, et see on midagi, kuna me oleme juba nii-öelda VLANid oleme tiimidel ette defineerinud, siis miski ei takista tegelikult ka seda sama Terraformi siis pipeline'i käivitamast läbi Bamboo ja ise endale andmebaasi ehitamast. Kuigi lihtsalt me tahame jõuda sinna, et see andmebaasi teenus on neil nii mugav kasutada, et nad ei pea isegi minema nagu seda andmebaasi installima, aga lihtsalt ka, ütleme siis meie kui nii-öelda selle teenuse pakkuja vaates. Me oleme üritanud seda võimalikult nii-öelda õhukeseks teha kogu seda protsessi, et seal oleks seda nii-öelda inimkomponent oleks hästi vähe vahel. Ehk siis sisuliselt, kui arendajal on tükk valmis, kood ära mergitakse, saaks põhimõtteliselt teha pull request ja accept ja 15 minutit hiljem rakendus töötaks koos andmebaasiga, mis on just äsja deploytud. Põhimõtteliselt jah. Ega meil see Kubernetese install võtab umbes sama kaua aega, nii et utreerituna võiks paralleelselt ehitada Kubernetese klastri, Yugabyte'i klastri 15 minutiga valmis, mis oleks kasutamiseks valmis, sellepärast et seal ees on ka tegelikult juba load balancerid automaatselt konfid. Et siit võib-olla ongi nagu sõnum nagu vanakooli IT-meestele, et kuulake neid numbreid, mis me räägime. Andmebaasi deployment töötab 15 minutiga, rakenduse jooksutamiseks vajalik klaster töötab 15 minutiga ja siis rakendus ise sinna otsa veel paar minutit. Et sellised rituaalid, mis võtavad aega nädalaid, et see võiks nagu ära kaduda, eks ju. Aga Kristo just enne mainis väga hea pointi, et Wise ei ole andmebaasi teenust pakkuv ettevõte ja sellest lähtuvalt ei tohiks tegeleda andmebaaside käitamise ja nende hooldamisega. Et siit võib-olla viskaks õhku selle provokatiivse küsimuse, et milleks meil üldse riigipilve vaja on, miks me võiks lihtsalt kõik AWS-i panna. Et ütleme, jätame võib-olla korraks kõrvale need infoturbealased probleemid, aga räägime üldisemalt nagu, et miks me ei võiks seda teha? No eks, kui me võtame Eesti riigi, kui ütleme olemi või entiteedi, eks ole, siis kindlasti panna kogu riigi infovarad ühe välismaise ettevõtte sisuliselt teenuste
teenuseid tarbima, et kindlasti on seal mingisugune väga märkimisväärne risk, eks ole. Mida ma arvan, et selle riigipilve või siis ütleme kas või selle RIT-i asutamisega kindlasti ma arvan, et adresseeritakse. Sest täna ütleme, ma arvan, et siin võib meil siin kolmas panelist kommenteerida, aga see, et ütleme ühe välismaise pilveteenuse pakkuja juures nii-öelda all in olla, eks ole, siis see ei ole ainult see, et ma ei tea, AWS ühel hetkel läheb kalliks, et ma siis kolin Azure'i, eks ole, et seal on ju terve elu, kõik tarneprotsessid, haldusprotsessid, automaatika, kõik on ühe pilveteenuse pakkuja peale üles ehitatud ja see on kindlasti väga suur risk, eks ole, kui me ütleme, et meil terve Eesti riik on ühe sellise pilveteenuse pakkuja juures. Jah, et see, mis ma ennem ka mainisin, et see asutus või organisatsioon, kes saab füüsilistel serveritel ligi, see saab nendele andmetele ka ligi. Ükskõik, kas need andmed ketted on sul krüpteeritud või ei ole. See on see põhi reegel, et sellega peab arvestama. Kas, Kristo, saad äkki kommenteerida või pajatada sellest, et ütleme, kui teil peaks olema vajadus kolida AWS-ist juurde, mis selle impact oleks? Kui väga raske see oleks ja kuivõrd kulukas see oleks näiteks? See on väga hea küsimus, et siin on nüüd teoreetiline pool ja praktiline pool. Et teoreetiliselt me ei ole ennast AWS-i kinni kirjutanud. Et need samad RDS-i andmebaasi instantsid näiteks jooksevad tavaliste MariaDB ja Postgresi mootorite peal. Ehk need andmed ka streamida või kopida üle kuskile teise cloudi ei ole mingi probleem. Aga nüüd tuleb mängu praktika, et kuidas sa tõmbad näiteks, oletame, et AWS ütleb, et me ei taha teid enam näha siin nädala pärast. Kuidas sa tõmbad 175 terabaiti andmeid kuskile teise cloudi nädalaga. Et see ei ole reaalne. Ja lisaks on kirjutatud selle cloudi spetsiifiliste liideste vastu väga palju automaatikat. Võtame kas meie selle iseteeninduse, eks ju. Ja see kasu, mis ma ennem tõin, et AWS-i RDS-i teenus annab meile selle võimaluse, et 600 andmebaasi haldavad ainult 4 DBA-d. Kui me nüüd tõstame need 600 andmebaasi kuskile mujale, kas me suudame selle 4 DBA-ga või me peame 100 DBA-d juurde palkama. Ehk siis praktikas ütleme niimoodi, et odav lõbus ei ole kuskile välja liikuda. Teoreetiliselt saab selle teha, kui ajapiirang on ka suur. Et tõenäoliselt me ühe liigutamise juba tegime, et liikusime enda andmekeskusest pilve 2018 aasta keskel. Me ei teinud seda väga forsseeritud, et tegime selle kuskil aasta-kahe jooksul, kus tooted tiimid liigutasid neid teenuseid. Mingid, ütleme, teoreetiliselt piirangut ei ole liikuda, aga praktikas oleks see väga kallis lõbu. Ja selle praktika tõttu me tõenäoliselt seda nii väga lihtsalt ei tee, isegi kui teine cloudi provider pakub näiteks palju soodsamat teenust. Võib-olla pajataksid, sa rääkisid mingi hetk sellest multicloudist, et üks võimalus oleks ka olla mitme pilveteenuse pakkuja küljes ja siis kasutada selles mõttes vendor neutral lähenemist sellele asjale, et kuidas, mis teie kogemus ja mõtted sellel teemal on olnud? Ei ole head argumenti leidnud, et ühelt poolt mõtlesime seda poliitilist argumenti, et kui AWS-i pilveteenus ei taha kas Wise'i või Eesti firmat enam näha, et peame sealt välja liikuma, siis sellel ei tulnud argument, et tavaliselt need suured cloudid Microsoft, Google ja AWS käivad käsi käes, et kui üks paneb su kinni, siis panevad kõik su kinni. Et see langes ära. Teine mõte oli see, et et kui meil on pooled asjad näiteks ühes cloudis ja pooled teises cloudis, siis me tekitame nendele hinnasurve, et saada paremaid tingimusi serverite ressursi kulule. Aga see ka ei tööta praktikas, sest kui see cloudi ütleme, et kõik need cloudid on väga keerulise kulumudeliga. Ja seal on väga palju alternatiive, et kui sa kasutad asju ühtemoodi või teistmoodi ja tead neid trade-off'e, siis sa võid võita 50% kuludest lihtsalt. Et me oleme AWS-i puhul seda optimeerimist teinud ka, kus me oleme kulusi 3 korda vähendanud, jäänud neid trade-off'e.
Need on nagu väga sellised, nõuavad väga head nagu kogemust ja seda sama kogemust nagu saavutada nüüd mitme cloudi peal ei ole nii lihtne. Ehk siis praegu nagu seda rahalist nagu võitu me ka nagu ei näe, et kui me nagu liiguks nagu välja. Et poliitilist nagu võitu või riski ei ole nagu selles mõttes või me ei saa sellega midagi teha. Ja rahalist võitu ka ei ole. Et mingil muul nagu põhjust me ei ole nagu leidnud, et kui kellegil on mingi hea põhjus, oleks hea kuulda, miks seda teha. Ainuke, meil on multicloudiga võib nii palju öelda, et meil on mõned erinevad nagu riigid nõuavad andmeid nagu duplitseerimist nagu nende maasse ka ja AWS-il igal pool ei ole nagu neid andmekeskusi, et siis need üksikud nagu riigid on siis kaetud nagu teiste vendorite poolt. Võib-olla ma nii palju täiendaks kogu seda temaatikat, et kui ma SMIT-i läksin, siis mõneti ma analüüsin ka, eks ole, riigipilve, et kuidas seda ära kasutada, kuna teatav nagu surve, ma arvan, või heas mõttes ka nagu sisemine müümine on käinud, eks ole, aastaid juba enne seda, kui ma üldse SMIT-i tulin. Ja see sama see multicloudi haldamise keerukus on tüüpiliselt, ma ise nagu vähemalt olen jõudnud sinna, et see on ka võib-olla üks põhjus olnud, miks seni riigipilve adaptsioon on ikkagi väga nigel olnud. Et ühest küljest pole nagu survet olnud, eks ole, teisest küljest on meil siis mingisugused IT-majad, kes siis näevad vaeva nende IT-teenuste arendamisega. Ja kui nüüd lisada sellele juurde siis see riigipilve dimensioon, ehk et sa pead oma neid haldusprotsesse, automaatikat, ka inimesi koolitama, eks ole, mitte ainult vastu ühte tehnoloogilist pinu, vaid mitut N+1, eks ole, siis see ei ole ei odavam ega ka lihtsam lahendada, eks ole, ma arvan, et seal ongi võib-olla see kas niisugune vaikne vastutöötamine, või kasutaks isegi võib-olla seda väljendit, eks ole, selle sunduse puudumisel, kuna kõik IT-majad on üritanud ikkagi võimalikult kiiresti enda probleemid ära lahendada selle asemel, et neid juurde tekitada. Ehk siis tuleviku mõttes RIT-il on siis võimalus peale suruda erinevaid standardeid ja norme, et IT-majad ja erinevad riigiasutused teeks ühtmoodi asju ja ilmselt tehnoloogiate valiku mõttes see võiks olla ka hea, sellepärast et kui meie teha on ka selle tehnoloogia stacki ülesehitamine, siis meil ei teki ka seda konkureeriva AWS versus Azure stiilis rapsimist, et üks tahab omale kliente saada, teine tahab teisele omale kliente saada ja siis igal ühel on seetõttu ka osaliselt tahtlikult erinevad API-d ja tehnoloogiad, kuidas neid ressursse tarbida, et ütleme riigi sees me saaksime vähemalt selle ära teha, et need API-d ja vahendid oleks ära standardiseeritud ja siis see, kas ta nüüd jookseb seal riigipilves või ta jookseb kohalikus majas, see on nagu eraldi seisev teema standardiseerimisest üldisemalt nagu. Jah, ütleme, et see, milline see riigipilv 2.0 ükskord välja hakkab nägema, ega ma saan aru, et ka riigipilv ise täna ei tea, eks ole seda. Et kindlasti, ütleme, niisugune pragmaatiline mudel tõenäoliselt on mitte ainult tuimalt üritada suruda kogu seda riigipilve 2 andmekeskusesse, et võib-olla siin ongi need andmekeskusid on N+1, eks ole. Võib-olla on ka osade nende IT-majade, tänaste IT-majade või ministeeriumite juures, võib-olla neil on ka omad andmekeskused, aga pigem just, et see haldamise standardiseeritus ja ka teenuste standardiseeritus, et see on nagu see koht, kus ma kindlasti näen, et riigil on kasuvõita, ütleme sellest konsolideerimisest, eks ole, et võib-olla saabki rohkem lisaväärtust, meil ei ole väga palju spetsialiste. Et võib-olla see lisaväärtus ongi see, et meil on see heas mõttes nagu kompetents või arenduskompetents, ka teenuste disaini mõttes on meil keskel, eks ole, mis täna sisuliselt ju kõik IT-majad ju teevad oma iseenda juures teevad, eks ole, mingid dubleerivaid funktsioone, konkureerivad ka spetsialistide pärast, ostavad üksteiselt, eks ole, spetsialisti üle. Et ütleme, et seda valu kindlasti aitaks võib-olla teatud teenuste keskele toomine leevendada. Et selles mõttes, kui sa küsid, et kas riigipilvel üldse on mõtet, et kindlasti on mõtet riigipilvel. Aga samas ma näen ka, et riigipilvel kindlasti on mõistlik, kui siin oli ka juttu, eks ole, sellest erasektorist, eks ole, versus avalikust sektorist. Et kindlasti riigipilvel võib-olla on väga keeruline ehitada AWS-i S3 Glacieri sarnase käideldavusklassiga ja mahuklassiga, eks ole, teenust, et võib-olla mingid
teenuseid on täitsa otstarbekas, eks ole, vahendada avalikelt või ütleme erasektoris, siis ärme siis isegi mine nagu mingi konkreetse, et selle teenusepakkuja nime juurde. Ja et kõike nagu replikeerida, et kui vaadata seda suurte cloudi nagu portfelli, eriti nagu masinõppe vallas ja big nagu data vallas, kus maailmas neid spetsialiste, kes on selle ala eksperdid, kes oskavad nagu taaskasutatavat teenust nagu luua üldse, loeme nagu sadades võib-olla kusagil USAs nagu, et nüüd eeldada, et Eesti riik suudaks nagu sama nagu vähemalt täna nagu luua, on natuke naiivne. Et see mõte, mis nagu varasemalt ettekannetes käis läbi ka, et mõelda väga nagu pragmaatiliselt läbi, et kui meil on mingid avalikud andmed näiteks, mida me tahame masinõppega töödelda või analüüsida nagu, et nende puhul nagu oleks tõenäoliselt ainuõige nagu selle avaliku pilve nagu kasutamine, mitte konkureerivate lahenduste loomine. Aga samas teiselt poolt ma olen mõtelnud, et see on siuke võib-olla pehmed väärtused ka, aga et see on nagu iga asjaga, et kui sa ühel hetkel nagu mingit asja ei tee enam, annad selle kellelegi teistele teha, siis sa kaotad selle kompetentsi ja seda kompetentsi nagu taastada on nagu väga raske. Et mõnes mõttes nagu see riigipilv nagu üks nagu hea asi selle riigipilvega, mis mulle nagu meeldib, on, et ta hoiab seda Eestis seda kompetentsi ka, et meil on ka nagu inimesed olemas, kes suudavad nagu sellist asja nagu luua. Aga jah, see võib-olla läheb natukene rappa nagu, et on rohkem nagu poliitiline nagu teema. Üks küsimus, mis mul veel vist sellest nimekirjast peas on alles, on see, et mis tulevikusuunad teil on, et nii Wise'is kui SMITis, et mis te tahate veel, kuhu te tüürite oma tegemistega ja on mingeid asju planeeritud juba, mis uuendused, parendused plaanis on näiteks? SMITi plaanide kohta ma tegin hiljuti just terve presentatsiooni. Aga mõtlen sealt edasi veel, et kui edasi fantaseerida, mis seal veel olla võiks? No kindlasti me hakkame tõsisemalt vaatama ka siis selle hübriidpilve lahendusi, eks ole. Ütleme, et on teatud võib-olla kitsaskohti, mida me juba täna näeme, et kas seda ise teha on nagu kõige otstarbekam, eks ole, mis ongi see, et võib-olla on võimalik mingid asju juba riigipilve täna hakata siis heas mõttes offload ima, eks ole, või et teenusena sisse võtma. Samamoodi me analüüsime ka täna siis Azure'i AWS-i erinevaid portfellist erinevaid teenuseid, mida oleks võimalik äkki täitsa pragmaatiliselt ära kasutada. Et kuigi meil on, ütleme, täna on teatud piirangud avalike pilveteenuse pakkujate kasutamise suhtes, eks ole, siis samas kui seal andmed, mida sa sinna paned, on kas avalikud andmed või siis nad on krüpteeritud, et siis seal on, ütleme, teatud tingimustel on neid võimalik ikkagi kasutada, eks ole, mis on võib-olla näiteks on äkki mingit andmete arhiveerimist on äkki näiteks väga mõistlik on Glacieri panna, kus see maksab praktiliselt mitte midagi versus see, et siis pead endal mingid lindiroboteid mitmes erinevas lokatsioonis üleval pidama, eks ole, neid haldama, linte roteerima ja kogu see muu keerukus, mis seal taga tuleb. Et ühesõnaga neid nagu valdkondi või teemasid, mida me analüüsime ise pakkudes arendajatele teenuseid majasiseselt. Et me täpselt samamoodi me kaalume ka siis välistelt teenusepakkujatelt ka nende teenuste vahendamist, mitte nagu, et Nui 4 peab kõik olema nagu ise ehitatud ja ikka ise peab saama seda serverit silitada, eks ole, et seda mentaliteeti ma arvan, et jääb meil palju vähemaks. Ja, et see inimeste kulu on nagu, alati nagu ise nagu mingit serverit peenhäälestada saad parema tulemuse, eks, et sul serveri jookseb nagu kiiremini. Aga kas seda on vaja nagu, et kui meil on nagu põhimõtteliselt see mõte, et las nagu masinad teevad tööd ja inimesed teevad midagi klientidele, nagu mõtlevad mingeid asju nagu välja, et kui see masin teeb nagu 2-3 korda rohkem tööd, aga sa lased nagu inimestel teha midagi muud, siis see on täiesti okei. Et väga õige nagu mõte, et kas iga nagu, ma ei tea, riigi asutus admin nagu tahab ikka neid servereid nagu peenhäälestada või mitte. Las nad olla natuke aeglasemalt, aga me ei pea neid inimesi
nende teemadega nagu piinama. Ja võib-olla veel natukene jätkata veel, enne kui meil siin lõpetama hakkame võib-olla, eks ole. Et kindlasti ka üks suund, kuhu me tahame rohkem SMIT-is liikuda, on võib-olla seda nagu, täna on tegelikult päris hea siuke arhitektide kogukond riigis töötab juba üle IT-majade, aga seda siukest nagu seda teadmiste või kogemuste vahetumist, et seda kindlasti on kuhu nagu tahaks võib-olla rohkem jõuda, eks ole, rohkem koostööd teha riigipilvega, kas või teenuste disainimisel, eks ole, või selle teenuste portfelli koostamisel. Kindlasti on meil väga palju, on väga tarku inimesi ka täna riigis tööl, eks ole, kes saavad sinna õla alla panna. Et mitte, et me nüüd ootame hirmuga, millal see kole riigipilv tuleb ja siis mul võetakse töö ära, et selle asemel tegelikult saaks juba täna, eks ole, selle teenuste disaini ja ka võib-olla loomisse panustada, eks ole. Et see on ka kindlasti koht, kus me näeme, et ütleme see täna IT-majas meie SMIT-i IT-majas kogunenud kompetents, et selle nagu sükest jagamist RIT-iga, ma kujutan ette, et Ergo on ka piisavalt pragmaatiline inimene, et ei vangutab pead ei ole. Et suure tõenäosusega iga abi, mis on kogu selle loodav asutuse teenuste disainimise juures või ehitamise juures võimalik kasutada, ma arvan, et seda, ütleme, et SMIT-is kindlasti mina olen valmis sinna panustama oma aega ja oma energiat, et ma tahaks uskuda, et ka meil teistes IT-majades tegelikult need arhitektid mõtlevad nagu sinna suunas, et tingimata mitte oma töö turvalisuse pärast või töökoha kaotamise hirmus, vaid just see, et tegelikult saab keskel mingit ägedat asja saab teha. Et ma tahaks loota, et see mentaliteet on mitte ainult, ütleme, võib-olla minu isiklik kiiks, vaid et see on nagu see, mis võib-olla lähiaastatel on siin muutub normiks. Eks. See tuletab meelde, et see infopäeval minu soovitud regulaarsed õlleõhtud peaks graafiku paika panema. Ma saan aru, et koroonakastid on ostetud kõik juba. Just. See kõige parem nagu info levib ikkagi nagu inimeste tasemel, et kõik need forsseeritud nagu tunniajalised arhitekti koosolekud nagu nädalates, need nagu ei tööta nagu mitte kuidagi nagu. Jah, sellepärast ma seda sauna ja õlleõhtut nagu ootangi, et võiks nagu regulaarseks teha. Vabas vormis rääkida. Aga Kristo, räägid äkki enda poolt, mis teil Wise'is suuna tuleviku mõtted on, et mis te seal, kas te plaanite AWS jääda, AWSist ära tulla? Hetkel nagu plaanime nagu jääda, et meil nagu otselt selle pilvega probleeme ei ole, et probleemid on nagu mujal, et teha järjest nagu odavamaks seda klientidele, et suurendada nagu tõrkekindlust, aga need probleemid on rohkem nagu rakenduste, koodi ja ülesehituse nagu tasemel hetkel. Aga sellised strateegilised nagu probleemid on just nagu ongi nagu baasidega, andmebaasidega nagu seotud, et osad nagu et me oleme teinud sellist mikroteenuste arhitektuuri ja jaganud need domeenid nagu üksikutesse baasisse ära, kokku siis nagu 600 ja see on nagu olnud nagu väga hea nagu otsus, kuna kõik need baasid või domeenid on jäänud nagu teatud nagu ütleme pehmetesse limiitidesse baasides, et kui sul on väga palju andmeid baasis, siis näiteks sul indeksi tegemine võib käia 3 päeva, et see juba on nagu suur oht tegelikult, eks. Aga nüüd me hakkamegi jõudma nendesse pehmetesse limiitidesse ka ja me vaatame nende new SQL baaside otsa nagu IDB ja Yugabyte ja mis on juba siuksed veel nagu rohkem ise manageeruvad baasid või ütleme, et ise skaleeruvad baasid. Et täna nagu väga palju teemasid baasidega on see, et sa pead mingid ketast sinna lisama ja pead, kui rakendus, kui klientide tegevuste nagu maht nagu suureneb mingis domeenis, nagu siis sa pead sellele baasile panema suurema instantsi või tegema API päringu, et suurendada nagu instantsi. Aga mõtleme, et jah, nende new SQL baasidega, et äkki saaks nagu nendega probleemidest nagu lahti. Ja kui me vaatame nagu, just huvitav on see, et Eestis on 1 miljon nagu inimest, Hiinas on üle 1 miljardi. Ja just Hiinas on need nagu väga nagu levinud, et viimase 5 aasta jooksul, kus põhimõtteliselt pangad hoiavadki 13 triljonit kirjet nagu tabelis ja ilma nagu probleemideta või 500 terabaiti näiteks andmeid ühes baasis. Et neil on nagu see kogemus olemas ja tahaks nagu seda rohkem ka nagu researchida, et kas see on tulevik ja kas see meile ka nagu sobib. Aga jah, see on nagu uus nagu põlvkond, kus ongi juba
baasid on ka nagu Kubernetesel baseeruvad, on nagu ise horisontaalselt nagu skaleeruvad ilma nagu sinna vahele sekkumata. See on nagu üks huvitav asi, mis me uurime. Pilvedel vist praegu seda teenust ei ole. Et on mõned siuksed nagu vahepealsed, et Azure'il on näiteks mis see Postgresil oligi nüüd see, ei tulegi praegu meelde, et mis see Postgresi peal oli, see Citus Data vist oli. Ja MySQL maailmas on Vitesse nagu, mis on ka nagu tuntud, aga need on nagu kusagil seal kahe nagu põlvkonna vahel nagu, et keegi seda NewSQL nagu teenust pilvedest ei paku. Et kui keegi pakuks, siis oleks päris huvitatud. Nii, meil on nüüd siin kuulajatelt mõned küsimused ka tulnud, et nii, mis pidi me alustame siit. Kas erasektoris kasutatav iteratsiooniline teenusdisain kaasates klienti võiks olla ka suund, kuhu riigipilve arendamisel liikuda? Ma ütleks, et ma ei eristaks isegi siin erasektorit või avalikku sektorit. Ma arvan, et see on täiesti normaalne teenuse disaini osa, kus tellijad päriselt kuulatakse, et mis tal vaja on, mitte ei tehta midagi, mida arvatakse, et talle võiks vaja minna. Et Kristo omalt poolt ka midagi lisada? Täiesti nõus nagu sellega. Aga mis oleneb ka, et klient on nagu erinevad nagu tasemed, et ühelt poolt nagu kui kliendil on midagi juba ees, nagu, näiteks ütleme 100 aastat tagasi, et tal on nagu hobune, eks ju ees, siis ta tahaks nagu, et see hobune oleks nagu kiirem ja suurem, aga klient ei tulegi selle peale, et äkki teeks auto talle. Ja see on nagu kahe otsaga asi, et ühelt poolt, kui sul on kompetentsikeskus, nagu siis selle kompetentsikeskuse roll muidugi on tegelda nagu kliendi nagu soovidega, aga tegelikult ta peab ka mõtlema midagi nagu uut välja. Nagu see sama Siimu näide ka, et me nüüd liigume nagu Kubernetesesse ja ise teenindusse, et kas nüüd mõni klient nagu seda tahtis, ma ei usu nagu, ma usun, et SMIT-i nagu see platvormi tiim. Jah, nüüd ma räägin Siimu eest, aga ma lihtsalt eeldan nagu, et sinu näide parafraseerises, et klient tahaks kiiremini pileteid lahendatud saada. Jah, täpselt, et me paneme rõhku nagu nüüd selle tiketi süsteemiga, et meil Jira tiketid käiks kiiremini, juhid teevad seal erinevad süsteeme ja motivatsiooni ja värki, aga kaotaks need tiketid üldse ära nagu. Et need ongi need radikaalsed nagu ideed, mis on ka nagu väga tähtsad. See iteratiivne teenusdisain kasvatas klienti meenutab mulle peast seda pilti, kus et mida klient ootas ja mida klient tegelikult tahtis, tegelikult tahtis lihtsalt kiikumiseks saada kummirõngast. Ja siis see, mida seal vahepeal tehti, oli mingi tsirkuskuubis. Nii, siis siin on üks siuke vahva küsimus, et millal SMIT tuleb riigipilve teenuse pakkujaks? SMIT kindlasti ei tule riigipilve teenuse pakkujaks, aga küll kindlasti täna SMITis kogunenud kompetentsi vähemalt nähtavas tulevikus on plaanis. Kas siis laenata või mis iganes kujul kokkulepetega anda siis riigipilve, et neid teenuseid saaks. Ütleme selles, et need praktikad või kogemused, mida me täna oleme me oleme kuskil pool aastat nõks peal oleme, ütleme kogu seda komplekti arendanud, mis ma siin näitasin slaididel, eks ju. Ja seda kogemust kindlasti on, võib-olla äkki sealt on midagi ka võimalik riigipilve üle kanda, eks ole. Ma täna ei tea, kuna ma ei tea kogu seda köögi poolt riigipilve pool, aga et kindlasti vähemalt selle kogemuse jagamine või siis võimalusel ka mingisuguste juba välja arendatud teenuste või praktikate nagu kasutame riigipilves, et ma ei näe nagu sellel küll mingit takistust. Siim, ma hakkan sul sõnasabast kinni, et miks sa ütlesid nii kindlalt, et SMIT kindlasti ei hakka riigipilvest teenuseid pakkuma? Sellepärast, et SMIT-i eesmärk on siis Siseministeeriumi haldusalale teenust pakkuda ja neid siis andmekogusid hallata, eks ole, või neid käimas hoida või arendada. Et SMIT-i eesmärk ei ole kindlasti üle riigiliselt mingisugust IT-teenust hakata pakkuma mingisugune infrastruktuuri või platvormi tasemel. Et pigem ma näen, et tõenäoliselt see nagu tulevikus kõik, kuidas see migratsiooniprogramm välja kukub, eks ole, on ikkagi see, et täna IT-majades olev kompetents, et see võiks ikkagi voolata lõpuks sinna ritti kokku, kuidas iganes see asi välja näeb, eks ole, et maksimaalselt ära kasutada, sest meil tegelikult on päris targad inimesed on hajutatud üle IT-majade laiali. Ja et seal, ütleme, mingisuguse sünergia või koostöö leidmised, ma ei usu, et me väga halbu teenuseid riigina oleksime võimelised pakkuma. Ma arvan, et seal see teenuste kvaliteet võib päris heal tasemel isegi olla.
Sest et ega see, mida me täna oleme SMIT-is arendanud, see on, ma enne unustasingi öelda vist, 4 inimest on nagu sellega nagu praktiliselt seotud olnud. 4 inimest. Et see ei ole nagu, et meil on tarvis osakondade kaupa inimesed mingit ägedat asja teha. Nii, siin on üks veel, aga siin natuke jääb segaseks, mida siis täpsemalt mõeldakse. Kui palju on riigipilve arendajatel praktilist kompetentsi ja kogemust avalike pilvedega? Ma ei ole kindel, kas peetakse silmas siis, et kas arendajad, kes siis oma rakendusi shipivad riigipilve või siis RIT-i kui riigipilve käitajat ja kas praegust või siis uut riigipilve käitajat? Et see on kusjuures on huvitav nagu küsimus, see kompetents, just pilve kompetents, et näiteks Einarile, kes on siis SMIT-i tehnoloogia direktor või mis iganes ta ametinimetus parasjagu on, et ma näiteks, kui ma tulin SMIT-i tööle, siis ma tegelikult tegin talle ettepaneku, et võiks olla näiteks järgmise aasta kõikide meeskondade üks mõõdik, kui palju spetsialiste on läbinud mingisuguse pilveteenuse pakkuja koolituse või ka saanud sertifikatsiooni mingisuguse baastaseme, eks ole. Ja seda mitte tingimata sellepärast, et me nüüd koolitaksime massiliselt endale AWS-i või Azure'i adminne välja, vaid pigem just see, et kui tekib see kogemus, kuidas on võimalik mingisuguseid platvormi või infrastruktuuri teenuseid täna pilvest tarbida, siis see kindlasti annab ka inspiratsiooni, et kuidas me ise ehitame neid, kuidas me ise pakume neid, eks ole, oma sisemiselt riigile või riigiasutustele, eks ole. Et see on nagu üks mõttekoht, et kindlasti tuleb ka seda peale tulevat administraatorite põlvkonda, ma ülikoolis annan oma panuse, aga et tõenäoliselt tuleb, ei tee halba võib-olla kui seda ka läbida mingisuguse massilisema tutvustused, mida üldse see tähendab, pilveteenuse pakkumine. Võib-olla lisaks omalt poolt käsitleja kommentaari, et ma ausalt öeldes nagu neid AWS-i teemasid vältisin päris pikalt. Siis mul oli vahepeal selline tunne, et ma olen täiesti maha jäänud kogu sellest pilverongist. Aga nüüd kogu selle Docker ja Kubernetese teemadega juhtus selles mõttes huvitav asi, et seda vist võib nimetada tehnoloogia demokratiseerumiseks, et see sama tehnoloogia muutub kättesaadavaks erinevate teenusepakkujate juures. Et Docker ja Kubernetes tõmbasid selle lati sirgeks selles mõttes, et vahet pole, kas tegu on Azure'iga või AWS-iga, saad samade skillidega nagu sisse minna. Ja ka nagu siit võib-olla minu poolt see sõnum nagu tuleviku jaoks on see, et isegi kui sa on-prem'i teed, siis ma ei näe enam mitte mingisugust argumentatsiooni, miks sa peaksid asju seal teistmoodi tegema pilveteenuse pakkujatest. Et ja see jõuab siit otsapidi ka nagu igasuguste tarkvara arhitektuuride juurde, et milleks sa kasutad tarkvara, mis suudab ainult ühe kasti peal käia. Et kui tarkvara on võimeline mitme kasti peal käima, vahet pole, kas ta siis töötab mitme kasti peal on-premis või AWS-is või Azure'is. Et see oli minu jaoks siin see viimase aasta-kahe sihukene kuidas öelda, lamp läks põlema. Aga üks hoiatus, mis ma tahaks öelda, et on see, et võtke aega Dockeri jaoks aasta, Kubernetese jaoks teine aasta ja siis võib-olla nagu on nii palju skill'e omale kogunenud, et osata teha nende asjadega midagi. Okay? Seda mikroteenuste arhitektuuri ja domain driven like disaini võiks nagu rohkem oleks hea, kui rohkem inimesi teaks sellest, et mingid kindlad põhimõtted, et kui sul on 2 rakenduse õlga, siis sa kunagi ei kirjuta mingile lokaalsele kettale või jaga andmed nende õlgade vahel, et alati need andmed on kuskil allpool, kuskil baasis näiteks, et see võimaldab sul neid õlgu ilma mingite probleemideta panna juurde ja erinevatesse tsoonidesse või keskustesse . No osaliselt on, segasin vahel ei seganud. Aeg on otsas. Jah, ei seganud, et lihtsalt et kui meil on väga palju seda võib-olla, ma ei ole riigi projektidega 7 aastat tegelenud, aga vanasti oli küll neid monoliitseid rakendusi väga palju ja need monoliitsed rakendused on need, mis panevad pilvedele ka liiga suured nõudmised. Et kui kõik oleks niisugust mikroteenusted ja Dockerid ja domain driven design lahendused, siis see aitaks ka
kaasa? no ühesõnaga ma ütlen lõpetuseks nii palju, et ma olen osaline ka riigi arhitektuuripaneelis ja seal ütleme, et siin käib veel võib-olla siuke filosoofiline diskussioon, et mis see pilvekõlbulik rakendus on. Aga ja et kindlasti riigil on väga palju siukest nagu pärandvara, eks ole, mis ongi oma erisustega võib-olla. Aga kõik uued rakendused, mis meil täna sealt riigi arhitektuuripaneelist läbi käivad, siis seal peab ikkagi see lahendus peab olema juba loodud kaasaegsete tehnoloogiate kasutades, mis kindlasti muudab, ütleme, siukest nagu RIT-i teenuse pakkumist tulevikus võib-olla lihtsamaks, eks ole. Nii, aga aeg ongi läbi. Ma ei tea, kus sa, Lauri, ise tahad veel lõpetuseks öelda? Ma juba ütlesin ära, mis ma tahtsin öelda. Selge, aga siis mina tänan. Teeme ka meie panelistidele aplausi. Ja nagu ma ka enne ütlesin, siis kordame nüüd Arstuse ema, et ma täitsa siiralt suur sügav kummardus teile, kes te selle pika päeva vastu pidasite ja siis ka neile, kes selle suutsid arvuti taga tarbida, et see on omaette kunst minu meelest mitu tundi järjest kuulata lihtsalt arvuti taga selliseid üritusi, aga respekt, kes seda suutsid. Ja nagu ma ka alguses mainisin, aga mainin üle ka selle, et kõik see materjal tuleb järgmise Riigipilve uudiskirjaga, et kes ei ole veel seda endale tellinud, siis riigipilv.ee, sealt võtate uudised ja blogi ja seal on kohe üleval suur bänner liitu Riigipilvega, uudiskirjaga. Aga need tulevad siin uudiste alla ka, et kui kirjaga ta liituda, siis selle järgmine uudis ilmselt on see sama postitus. Selge, et tehnilised asjad on antud, siin olijad saavad minna õhtust sööma, ilmselt ka kodus olijad saavad õhtust sööma minna, aga enda kulul. Super, aitäh teile ja nägemist! Aitäh! Aitäh!